Ukraina saatis Venemaale ametliku ettepaneku vastastikuseks tsiviillaevade ja sadamataristu rünnakute lõpetamiseks Mustal merel, et täielikult kaotada sadamate blokaad. Möödus täpselt tööpäev ja Moskva vastas eitavalt kohe 2 kanalil. Kõigepealt teatas Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi ametlik esindaja Maška Zahharova, et ei näe põhjust Mustal merel vaherahu sõlmimiseks. Aga Venemaa välisministri Sergei Lavrovi sõnul on sõja külmutamise idee, tsiteerin, isegi arutamiseks võimatu, ähvardades selle asemel vastupidi, suurendada rünnakuid mitte ainult Ukraina, vaid ka Euroopa vastu. Ja samal ajal, kui diplomaadid vahetasid keeldumisi, suutis Ukraina armee anda ühe kõige võimsama löögi venelaste mereväebaasile Novorossijskis. Ja seejärel ründas strateegiliselt. Samal ajal on juuni ja juuli juba muutunud perioodiks, mil Venemaa ründas vähemalt 50 tsiviillaeva. Hukkus üle 30 inimese, sealhulgas kuivlasti laeva Golden Leo meeskond, mis läks põhja koos 10 meremehega. Eelmisel päeval olid kaalul mitte ainult inimelud, vaid ka maailma toiduhinnad, sest Ukraina teraviljaeksport esimesel 2 augusti nädalal on juba aastaga 75% langenud. Seetõttu vaatame selles saates koos, mida Ukraina pakkus, kuidas ja miks räpane Venemaa keeldus ning mis toimub praegu laevandusega Mustal merel. Niisiis, eelmisel päeval edastas Ukraina vahendaja kaudu Venemaale ettepaneku lõpetada vastastikku tsiviilobjektide ründamine Mustal merel. Ja selline ettepanek tehti kohe pärast seda, kui Briti spetsialiseeritud merendusväljaanne Lloyd's List nimetas Musta merd, tsiteerin, maailma kõige surmavamaks piirkonnaks laevanduse jaoks, sest siin hävitavad Ukraina ja Venemaa vastastikku teineteise laevu ja sadamaid. Ning näib, et Ukraina on juba näidanud venelastele, et suudab hävitada nende tankerid ja kaubalaevad ja samuti ühe ööga peatada kogu ekspordi Aasovi merel ja Novorossijskis. Seejärel pakkus ta kohe, et ei jätkataks nende löökidega, vaid sõlmitaks vaherahu. Järjekordselt arvasid ukrainlased, et venelased on ka vähemalt natukenegi tsiviliseeritud, et neil on veel mingidki ajukäärud alles ja ütlesid, kuulge, aitab juba vastastiku laevade pihta löömisest sadamate pihta. Me näitasime teile, et suudame täpselt samaga vastata. Ärge arvake, et te võite meie sadamaid rünnata ja meie ei tee midagi vastu. Aga kahjuks otsustati Kremlis, et Ukraina palub vaherahu justkui nõrkuse tõttu. Ja siin ongi välisministeeriumi ametlik esindaja Maška Zahharov, mina nimetan teda Vene välisministeeriumi pressialkohoolikuks, teatas, et Moskva ei näe põhjust vaherahuga nõustuda. Järgneb tsitaat. Me ei näe mingeid eeldusi olukorra paranemiseks ning seetõttu ka põhjust poolikeks meetmeteks, mis annavad Kiievi režiimile vaid ajutise hingetõmbe aja. Ta märkis ka, et Venemaa puutub regulaarselt kokku ohjeldamatute terrorirünnakutega, mida Ukraina relvajõudude droonid korraldavad tsiviillaevade vastu. Ta vastas konkreetselt küsimusele Türgi vahendusalgatuse kohta, kes on valmis selles küsimuses vahendajaks olema. Ja natuke hiljem selgitan, mida selle all mõeldakse. Ehk siis Maška Zahharova kurdab, et Ukraina ründab laevu Mustal merel. Ukraina pakub, et need rünnakud lõpetataks vastastikku, kuid Venemaa keeldub ja jätkab nende rünnakute üle kurtmist. Selline ongi venelaste loogika. Aga oluline on mõista, et see polnud lihtsalt Ukraina ettepanek. Esiteks avaldati Ukrainale survet. Ka Ameerika Ühendriigid palusid, et ärge rünnake Novorossijskis tankereid, mis veavad näiteks Kasahstani naftat. Ja siis hakkasid ÜROs paluma, et oi, sealt viiakse ju Venemaalt teravilja välja, aga teie ründate terminale, sellepärast nad ei saa enam oma kaupu müüa. Ja lõpuks kutsus Türgi välisminister Hakan Fidan juba enne Venemaa keeldumist mõlemat poolt üles looma mehhanismi relvarahu saavutamiseks Mustal merel. Ankaras koostati isegi konkreetne plaan 2 eraldi turvakoridoriga kaubalaevadele, mis suunduvad Venemaale ja Ukrainasse, mille puhul pooled kohustuksid mitte rünnata.
ehk siis on olemas koridor venelastele, las nad liiguvad seal, me ei puutu neid, aga kogu ülejäänud akvatooriumis me ründame. Ja on olemas koridor Ukrainale. See tähendab, et laual ei ole mingi abstraktne idee, vaid läbimõeldud skeem. Kuid Moskva ütles otse, et ei näe isegi selle arutamisel mõtet, sest metsistunud venelased tahavad verd, mitte rahu. Seda tuleb samuti arvestada. Ja paralleelselt diplomaatilise keeldumisega tuli ka palju ideoloogilisem avaldus Venemaa Föderatsiooni välisministrilt Sergei Lavrovilt. Seejuures ei olnud see avaldus enam mitte ainult Musta mere vaherahust, vaid üldse sõja külmutamise võimalusest. Toon taas Sergei Lavrovi tsitaadi, mis rõhutab venelaste tegelikku ideoloogilist seisundit. Nad on valmis surema. Elada vaesuses, elada prügi ja mustuse sees, isolatsioonis. Aga uskuda, et nad on mingisugune 1000-aastane rahvas. Järgmisena toon Sergei Lavrovi tsitaadi. Kui me nüüd äkitselt peatuksime rindejoonel, lubaksime me sisuliselt ühistada meie vanaisade ja vaarisade kangelasteo, kes võitsid natsismi. Mis jama see on? Seda pole isegi võimalik kaaluda, ütleb Sergei Lavrov. Asi ei ole ainult selles, kui mugavalt keegi täna elab. Meie inimesed kannatavad, inimesed hukkuvad nende terroriaktide tõttu. Tuletab meelde, et enamik venelasi hukkub, ma ütleksin, sureb nagu koerad pühal Ukraina maal. Selgub, et ka see on terroriakt, kui Putin saadab Vene Ivannid Ukrainasse surema. Vabandust. Jätkan Lavrovi tsitaadiga. Jutt käib meie vastutusest Venemaa riigi 1000-aastase ajaloo ees. Sõjategevust saab lõpetada ainult pikaajalise, usaldusväärse ja jätkusuutliku lahenduse tingimusel. See tähendab siis vastaspoole täieliku kapituleerumise tingimustel, sest just nii formuleerib Kreml oma nõudmised. Ja samas ähvardas ta ka rünnakute tugevdamisega. Ta ütleb, et Venemaa hävitab kõik, mis lääne poolt aitab tugevdada Ukraina sõjalist potentsiaali. Aga Venemaa kaitseministeerium on juba otse lubanud Ukraina relvajõududele külmutamist, kuid mitte vaherahu mõttes, vaid selles mõttes, et ukrainlasi ootab ees külm talv ilma valguse ja soojuseta. Saate aru, eks? Barbarid ja terroristid ütlevad juba avalikult, et nad külmutavad tavalised rahumeelsed ukrainlased. Üldiselt on need metslased täiesti kontrolli alt väljas. Ja pange tähele, venelastele ei räägita enam sõja põhjustest ega eesmärkidest. Mäletate, mis alguses räägiti? Denatsifitseerimine, demilitariseerimine, midagi veel oli seal. Kõik see on juba unustatud. Nüüd on see sõda Venemaa riigi 1000-aastase ajaloo nimel. Sõda. Räägime siis läbi, miks vaherahu üldse tähtis oli. New York Timesi andmetel algas Venemaa terroristlik kampaania Ukraina rannikul tsiviillaevade vastu just saagikoristuse hooaja haripunktis ning ähvardab paisata ülemaailmsed toidutarneahelad kaosesse. 2022 aastal täiemahulise sõja esimestel kuudel kehtestas Venemaa juba Ukraina sadamatele blokaadi, mis põhjustas ülemaailmsete toiduhindade tõusu. Ja hinnangute kohaselt seadis see umbes 70 miljonit inimest üle kogu maailma suurenenud toidupuuduse riski alla. Selle Venemaa kampaania konkreetset hinda ainult juunis ja juulis võib hinnata järgmiselt. Vene väed ründasid vähemalt 50 kaubalaeva. Hukkus üle 30 tsiviilisiku ja kõige traagilisem juhtum juhtus kaubalaevaga Golden Leo, mis 19. juulil lahkus Tšornomorski sadamast viljakoormaga. Ja kui laev oli sadamast vaid 6,5 kilomeetri kaugusel, Vene rakett tabas otse selle keret. Kokku hukkus 10 meeskonnaliiget ja Ukraina loots ning laev vajus täielikult põhja. Ja pärast selliseid metsikuid rünnakuid metsikute venelaste poolt hakkas Ukraina süstemaatiliselt ründama Venemaa jõgi-meriklassi tankerite laevastikku Aasovi merel ja jätkab lööke laevadele, mis veavad Vene kaupu, mille tõttu on okupeeritud Krimm sisuliselt isoleeritud ja kannatab kütusepuuduse all. Eksperdid märgivad, et Venemaa tegevus on süstemaatiline ja valimatu kampaania kaubalaevade vastu.
mis veavad põllumajandussaadusi ja muid mittesõjalisi kaupu, mistõttu sellised rünnakud rikuvad rahvusvahelisi lepinguid, sealhulgas ÜRO mereõiguse konventsiooni. Samal ajal märgivad eksperdid, et kuigi Venemaaga seotud naftatankerid loetakse tehniliselt tsiviillaevadeks, Ukraina ründab neid. Just seetõttu, et neid kasutatakse sanktsioonide vältimiseks ja energiakandjate ekspordiks, mis rahastab Kremli sõjapingutusi. Majandusliku kahju ulatus Ukrainale on tegelikult juba tohutu. Odessa ja 2 naabersadamat annavad umbes 60% Ukraina igakuisest eksporditulust, mis on 3 kuni 3,5 miljardit $. Juulis sisenes Odessa sadamatesse umbes 15 laeva päevas, kuid kuu lõpuks langes nende arv 1-2 laevani. Augustis vastavalt Kapleri andmetele peatus laevaliiklus täielikult. Ukraina teravilja eksport langes vähem kui 2 augusti nädala jooksul 7% võrra. Majandusteadlaste hinnangul või Musta mere sadamate täielik töö seiskumine minna Ukrainale maksma 1,5% SKP-st. Ukraina põllumajandusnõukogu on juba hoiatanud võimaliku pankrotilaine eest ning kutsunud üles erakorralistele laenudele ja riiklikele garantiidele. Olukord meenutab otseselt 2022 aasta sündmusi. Tollal võimaldas ÜRO ja Türgi vahendus siiski sõlmida Musta mere teravilja algatuse, kuid aasta hiljem see kokkulepe lagunes. Kuid tõsi, selleks ajaks oli Ukraina juba suutnud Venemaa sõjalaevad Musta mere loode osast välja tõrjuda ja jätkas peamiselt vedusid iseseisvalt. On märkimisväärne, et nüüd on taas juba teist korda vahendajaks Türgi. Ainult et seekord keeldus Moskva isegi vestlust alustamast. Ja nüüd olukorras, kus metsistunud venelased ei mõista inimkeelt, jätkavad Ukraina kaitsejõud nende pihta löömist. Just nimelt ööl vastu 12 augustit ehk vahetult enne Ukraina ettepanekut andsid Ukraina kaitsejõud ühe kõige võimsama löögi Novorossijskile kogu sõja jooksul. Reaktiivsete droonide, rakettide ja mehitamata merekatritega rünnati õhutõrjepositsioone, kaiääriseid ja sadama infrastruktuuri. Ja juba 14 augustil päeval, mil Moskva keeldus Mustal merel vaherahust, lõid Ukraina droonid teise strateegilise sadama pihta. See on Ust-Luga Läänemere ääres Peterburi lähedal. Ja Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel tabati Novateki Ust-Luga kompleksi. See on ettevõte, mis tegeleb gaasikondensaadi fraktsioneerimise ja töötlemisega. Võimsusega peaaegu 8 miljonit tonni toorainet aastas. Seal on registreeritud kahjustused, 2 töötlemisseadet said kahjustada ja puhkes tulekahju. Mis edasi? Venemaa ei ole Ukraina ettepanekule ametlikku vastust andnud. Nad ei oska pidada adekvaatset diplomaatilist dialoogi. On ainult suuline keeldumine Venemaa välisministeeriumi pressialgassi Maška Zaharova pressikonverentsi. Ja sama ideoloogiline seisukoht Sergei Lavrovil igasuguse sõja külmutamise vormi vastu. Türgi 2 turvakoridoriga plaan on formaalselt endiselt laual, kuid kumbki pool ei kiirusta seda allkirjastama. Ja Venemaa kaitseministeeriumi ähvardus külmutada sõjaline erioperatsioon sel talvel ei ole ju ilmselgelt rahu kohta. See pole isegi mitte rahupüüdlus, vaid uus laine rünnakuid Ukraina energiataristu vastu, mida Kreml juba lubab. Samal ajal keeldutakse tegelikust relvarahust Mustal merel. Selgub, et ainus, mis Ukraina kaitsejõududel üle jääb, on halastamatult pommitada Venemaa logistikat ja taristut. Need metslased lihtsalt ei saa teisest keelest aru. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laikida. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!